Ja aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes meid jälgivad. Põhiline motivatsioon vabas mikrofonis ikkagi siia tulla on see, et ei möödu peaaegu päevagi, kui mõni inimene ei tuleks kuskil ligi ja ei ütleks, et Rain, sa ikka jätka seda ja räägi vabas mikrofonis, et seda on huvitav kuulata ja see motiveerib. Ma täna ei vahenda uudiseid maailmast, aga ma mõtlesin, et ma lühidalt adresseeriks kahte teemat. Kahtlemata on täna geopoliitiline olukord maailmas selline, kus on palju muutusi, nii juba toimunud kui toimumas, ja väikeriik kindlasti selles valguses peab olema eriti tähelepanelik ja oskuslikult navigeerima. Ja selles valguses ma tahakski rääkida kahest asjast, mida nii Euroopas kui Eestis peaks väga tõsiselt hakkama silmas pidama. Kõigepealt võiks paika saada prioriteedid. Meil siin räägitakse, eriti peavoolumeedias, sellest, et on äratuskell tirisenud ja Euroopas kõik saavad aru, mis situatsioon on, aga kui ma kuulen iga päev või loen uudiseid, siis mulle tundub, et see situatsioon on selline, nagu teinekord hommikul ärkad üles, väljas on juba valge ja saad aru, et ei kuulnud äratuskella, et minu arust nii Euroopas kui Eestis on see asi niimoodi läinud. Mõned näited, kõigepealt see, et nullheite ja ressursikasutusest lahti seotud majanduse loomise utoopia elab edasi nii Euroopas kui Eestis. Minu arvates see on nüüd esimene koht, kus tuleks siis selgelt saada aru, et praegu on prioriteediks julgeolek, riigikaitse ja lõpetada ära oma majanduse hävitamine ja tegeleda õigete asjadega. Kui me tuleme Eesti juurde, möödunud kolmapäeval kuulasin Vikerraadiot, seal rääkis Rahandusministeeriumi ametnik, ma ei siin tsiteeri täpselt, aga võtan kokku tema jutu. Ta rääkis, et Euroopa uuenenud reeglite järgi me saaks Euroopa rahadest isegi kuni 500 miljonit panna riigikaitsesse, aga me ei saa seda teha, sest me peame raudteed elektrifitseerima ja Rail Balticut edasi ehitama. Ma kuulan seda juttu ja mõtlen, et ei ole aru saadud, et julgeoleku küsimus on tegelikult tõsine. Läheme edasi, homme tuleb Jürgen Ligi siia meile sookvoote kehtestama. Jälle ülimalt jutumärkides prioriteetne tegevus. Ja Andres Sutt loomulikult lubab, et tuuleenergiat tuleb edasi arendada, kliimaseadus tuleb valmis teha ja nii edasi. Kui me kõik selle jaburustega tegelemise ära lõpetaks ära ka igasuguste ideoloogiliste MTÜ-de rahastamise, siis ei peaks me meeletult makse tõstma, laenu võtma, aga meil ikkagi tekiks raha, et seda paigutada riigikaitsesse. Ja teine küsimus, mis on sama oluline, on see, et tegelikult meil ongi vaja professionaalset diplomaatiat. Aga ka siin, kui me vaatame seda, kuidas terve hulk koalitsioonipoliitikuid väsimatult kirub ja kritiseerib ja sõimab Ameerika Ühendriikide administratsiooni, siis see kindlasti ei ole mõistlik tegevus. Ja väikese sellise võib-olla amüsantse faktina, aga mis samuti mind väga kurvaks tegi, hiljaaegu käis Euroopa Liidu asjade komisjonis külas Prantsuse parlamendi delegatsioon ja mitte ainult Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali, vaid ka mitmed seal reformierakondlastest liikmed olid väga kriitilised, et prantslased räägivad prantsuse keeles. Aga prantslastel oli isegi tõlk kaasas ja eestlased said rääkida eesti keeles ja prantslased prantsuse keeles ja see on täiesti normaalne diplomaatilise suhtlemise viis. Aga kui meil kujundavad poliitikat inimesed, kellel isegi sellised nagu baasvõimekuses ei ole suutlikkust aru saada, kuidas peaks diplomaatias käitutakse, ma ütleks sellisel tasemel nagu lasteaia lapsed liivakastis, siis see tegelikult on riigile ohtlik. Nii et ma kutsun üles koalitsiooni väga tõsiselt ennast kokku võtma ja lõpetuseks ütlen seda, et kusagilt kaugelt ei ole vaja eeskujusid otsida. Vaadakem näiteks soomlasi ja nende tegevust, nagu öö ja päev võrreldes Eestiga. Aitäh! Suur tänu!